Püüdsime kinni Eesti meistrivõistlustel Martin Randpere. Oled küll üksikmängus välja langenud, sellest me räägime natuke ka hiljem. Aga paarismängus on sul päris hea positsioon, oled korralikud partnerid endale valinud, et meeste paarismängus siis Kristjan Tamm ja segapaarismängus Valeria Korlatš. Et ma usun, et eesmärk on maksimaalne tulla Eesti meistriks. Täpselt nii. Ja oled sa nagu neid tabeleid ka vaadanud, et on seal juba kuskil varases staadiumis mõni ohtlik paar vastu tulemas või? Paarismängus vist oli ohtlik, oli Ritslait Seeman, praegu nüüd tuleb teine ring. Ja mõlemad on servikahurid ja no see peab kuidagi. Aga ega teil samamoodi on need samad relvad põhimõtteliselt. Täpselt nii. Aga oled viimasel ajal tegelikult rõhuasetus suunanud haridusele, et kus sa täpsemalt siis praegu õpid ja mis erialal? Mina läksin Tartu Ülikooli, Tartusse juurat õppima. Ja ma saangi aru, et tegelikult mingil hetkel noorte klassist välja tulles ongi tegelikult selline valiku võimalus, et millele rõhuasetus suunata, kas siis haridusele või siis spordile. Aga oli sul ka päevakorras Ameerika ülikooli minna õppima ja siis nii-öelda ka tennisega jätkata siis seal? Jaa, mul oli pärast gümnaasiumi lõppu, mul oli seal USAs juba valikud olid olemas, üks Ivy League'i kool ja Alabamas oli üks juba suht kindel variant, aga siis ma viimase hetkel mõtlesin ümber, et ma ikkagist pigem tahan ikka haridusega kuhugi jõuda, kui reaalsus on see, et ma tennisega profitasemel ei oleks kuhugi jõudnud. Kui oluliseks üldse sa pead seda valikumomenti, et eriti nendel mängijatel, kellel võib-olla on nagu kahe vahel, et tulemused on küll võib-olla sellised, et justkui võimaldaksid jätkata ka kas või mõned aastad täiskasvanute klassis, aga samas jälle aastad ju mööduvad. See oleneb puhtalt ju inimesest, et mis on inimesel nagu elu eesmärgil. Mul on see mingil määral materiaalne, kuidas ma ütlen siis, kindlustatumalt tunda ennast. Päris tähtis minu jaoks. Kui sa tahad pigem elu nautida, sul meeldib tennis nii väga, siis tee seda. Mul ei plaan ikkagist võimalikult vara täiskasvanuks saada ja hakata oma elu elama. Aga kui sa siin enne mainisid, see on ka viimane küsimus sulle täna, et kui oli USA ülikool, oli sul valiku variandis, et ikkagi Eestis oli tahtmine edasi jääda? Ei, mul kogu aeg see on, et mulle meeldib Eestis elada ja niikuinii jään Eestisse elama. Isegi kui ma USA-sse läinud, ma oleks Eestisse tagasi tulnud. Aga siis minu point oli see, et kui ma lähen USA-sse, siis ma loon seal mingid tutvusi endale, millest mul Eestis nagu üldjoontes kasu ei ole. Pigem loon Eestis siin oma ala tippudega tutvusi ja saan siit mingit väärtuslikku informatsiooni tulevikus üldsegist. Et oma karjääri siis nii-öelda hakata edenema. Suur tänu sulle, Martin, ja edu paarismängudes Eesti meistrivõistlustel. Aitäh!